Meie brändi kontseptsioon on tuua inimesteni artistlik parfümeeria, kus pakutakse väga erilist ja ma ütleksin, et Eestis täiesti enneolematut personaalset konsultatsiooni, mis tähendabki siis ka seda, et me ei nimeta oma töötajaid konsultantideks, vaid me nimetame neid parfüümistilistideks. Me saadame oma töötajad parfüümimajadusse koolitustele, me õpime metsikult palju parfüümide kohta, inimeste emotsioonide kohta, me uurime, jälgime, oleme väga-väga tähelepanelikud. Ma võin kinnitada, et see parfüümistilist termin sobib ideaalselt teile. Ja siia vahele pikkida võib-olla ka komplimendi, et need paar tundi, mis me mõned päevad tagasi vestlesime, oli minu selle aasta kindlasti kõige harivam ja kõige huvitavam vestlus. Ja ma väga tahaks kõike seda tarkust ja emotsiooni jagada ka kõikide teiega, kes te olete täna tulnud siia Viru keskusele viibitist osa saama. Teie kauplusesse on nüüd siis kokku kogutud selline hulk parfüüme, mille nägemiseks, mille nuusutamiseks tuleks tõenäoliselt mõnes muus linnas, isegi Pariisis läbi osta 70 butiiki. Just nimelt, et meie eripära ongi siis see, mida siis eelnevalt ka korra mainisin, et me oleme kõik kõige paremad brändid oma kauplusesse, oma butiiki kokku kogunud. Ja mille alusel seda hinnata, et tegemist on parimate brändidega, eks ikka selle alusel, mis komponente need parfüümid sisaldavad, kui artistlikult on lähenetud loomisprotsessi, kes on loomisprotsessil osalenud. Parfüümi valimine ongi väga-väga isiklik. Ja tuleks arvesse võtta seda, et tuleks olla hästi avatud, avameelne ja julgelt ka kirjeldada neid assotsiatsioone, mis tekivad. Meil on siin kaunid pudelid lauale seatud. Mis siis nüüd konkreetselt eristab neid väljavalituid, ütleme, ühest sellisest lõhnaveest, mida on võimalik osta supermarketis? Siia on praegu välja valitud parfüümid, mis on teinud parfüümimaailmas revolutsiooni. Ja iseenesest praegusel hetkel on ka parfüümimaailmas väga ilus renessansi ajastu. Just tänu sellele artistlikule parfümeeriale. Aga siit siis ma palun sul meile natuke õhku piserdada, et see parfüüm hakkaks õhus keerlema ka. Ma palun, et sa piserdaksid õhku Ubiganti parfüümi Fougère Royal. Ubigant oli muide ka Marie Antoinette'i parfümeeria. Lugu räägib, et sellest, et Marie Antoinette püütigi revolutsionääride poolt kätte tänu sellele, et ta lihtsalt kasutas parfüümi, mida tavainimesed ei kasutanud ja lõhna järgi leiti ta üles. Ja kui ta läks giljotiini alla, siis ta lõhnastas ennast ka väga tugevalt, et endale jõudu juurde anda. Aga mis teeb siis selle parfüümi eriliseks? See parfüüm on muidugi loodud palju hiljem, peale Marie Antoinette'is on loodud 1882 ja ta oli revolutsiooniline sellepärast, et see on nüüd esimene parfüüm, kus kasutati sünteetilist lõhnakomponenti, mille nimi on siis kumariin. Seda leidub väga paljudes taimedes ja see on parfüüm, mis meile seostub klassikaliste meeste parfüümidega. See parfüüm panigi alguse Fougère tüüpi parfüümidele, ehk siis puidused, rohelised, aromaatsed. Ja kui me seda parfüümi proovime, siis paljud ütlevad, et see on väga-väga klassikaline meeste parfüüm. Aga samas ta ei ole ju loodud ainult meestele, vaid kuninglikule perekonnale. Ja, et tegelikult üldse eksklusiivparfümeerias me armastame öelda, et lõhnad on jagamiseks. Et on nii naistele kui meestele. Ja ma juba tunnen, kuidas ta on muutunud, et see esimene mehelikkuse efekt on peaaegu kadunud ja praegu ma tunnen, et ma võiksin täiesti vabalt seda ise kanda. Absoluutselt, et meil on päris suur lõhnahuviliste ringkond, naisterahvaid, kes seda parfüümi kasutavad ise igapäevaselt ka. Aga järgmiseks vaataksime võib-olla sellist legendaarset parfüümi nagu Tabak Blond. Ja see on loodud 1919 ja ma lasen sul seda veel natuke
siia õhku piserdada. Kas te tunnete üldse, kui ma piserdan teie suunas midagi? On tunda lõhna? Nii, mis siis selle lõhna eriliseks muudab? See on nüüd loodud 1919 ja see on loodud sel ajal, kui naised muutusid veidi maskuliinsemaks. Naised hakkasid avalikult suitsetama, pükse kandma. Moes oli Prantsusmaal sellisel ajal selline tüpaaž nagu petit garçon, ehk siis väike poiss. Ja siis revolutsiooniline parfümeer Ernest Altrov, kes on tegelikult väga palju väga ilusaid parfüüme juba ka enne seda parfüümi loonud, nägi seda, et on hakkamas tekkima eristus naiste ja meeste parfüümide vahel. Ja siis ta otsustas, et ta loob meestele parfüümi. Ja kuna sel ajal jõudis Euroopasse Ameerikast heletubakas, kui varem Euroopas suitsetati tumedat tubakast ja jõudis siis heletubakas Euroopasse ja sai väga populaarseks, siis ta otsustas, et ta loob meestele parfüümi, et pühendab meestele. Aga tema loovjuht ütles talle, et mehed ei ole selleks parfüümiks veel valmis, et katsetame ja vaatame, et kes seda parfüümi rohkem hakkab kasutama. Ja selguski tõsiasi, et naised kasutasid seda rohkem. Mehed ostsid ja naised lõpuks võtsid selle endale. Ja see on ka selle poolest väga revolutsiooniline parfüüm, et siin on kasutatud nahalõhna akordi. Et see on üks esimesi selliseid naiste parfüüme, kus on siis nahk domineerival kohal. Ja see konkreetne parfüüm on inspireeritud linnupesast. Et siin on kasutatud ainult puiduseid komponente, puitu ja juuri. Need inspiratsioonid nende nišilõhnade taga on lihtsalt nii tavatud võrreldes sellega, kui üks moemaja loob taaskord uue parfüümi naisele, kes kannab meie riideid. Räägi võib-olla mõned sellised, mis sul esimesena lihtsalt pähe tuleb, inspiratsiooniallikad, mida parfümeerid on oma parfüümide jaoks kasutanud või isegi välja mõelnud? No näiteks kui tagasi tulla selle Tabak Blondi juurde, mis me siin proovisime ka ja mainisin seda parfümeeri, siis näiteks see parfümeer on loonud mujal maailmas, eriti Prantsusmaal, väga tuntud parfüümi, mille nimi on Nemeke moi, mis tähendab armasta ainult mind. Ja selle parfüümi lõi ta oma loovjuhile, kes oli naisterahvas ja keda ta kõik need aastad, kui nad koos töötasid, väga armastas, aga lihtsalt tegemist oli vanuse vahe tõttu keelatud armastusega ja seetõttu ta otsustas, et siis ta pühendab selle naisele parfüümi ja kuna selle parfüümi nimi ja taustalugu oli niivõrd kena, see taustalugu hakkas levima, siis maailmasõdade ajal sõdurid kinkisid oma naistele selle parfüümi, et nad ootaksid nad sõjast tagasi, et nad armastaksid ainult neid. On ju ka parfüüme, millel on pilt näiteks lillest, mis ei lõhna, näiteks mooni lõhn on justkui olemas, aga moon ju tegelikult ei lõhna. Kuidas selliseid Need on siis sellised fantaasia parfüümid. Et need on väga põnevad just selle poolest, et see annab parfümeerile siis kui kunstnikule võimaluse näidata oma loovust. Ma olen kuulnud siin korduvalt mainivat kahte sellist justkui tavaelus vastanduvat terminit nagu naturaalne aine ja sünteetiline aine. Ja selline mõtlematu mustvalge lähenemine kipub tavaliselt olema kõik, mis on naturaalne, on hea, kõik, mis on sünteetiline, on halb. Kuidas lõhnaainetega on? Päris nii see ei ole, et kui me räägime näiteks lilledest, siis selleks, et lõhnas kasutada naturaalset lillede essentsõli, siis kulub niivõrd meeletult palju lilli. Ja kui me kasutaksime lilleparfüümides ainult puhtaid lillede essentsõlisid, siis see viiks selleni, et me hävitaksime tegelikult väga-väga palju loodust. Ehk siis sünteetika võib teinekord olla ka väga hea ja sünteetika võib olla ka väga kvaliteetne. Aga naturaalsed komponendid kindlasti parfüümides, kui neid on, siis need parfüümid on kindlasti õlisemad.
et seda saab testimise teel kohe näha, et kui palju on neid naturaalseid õlisid parfüümis, siis jääb nahk õlisem ja kui on kergema kontsentratsiooniga parfüüm või siis sünteetilisem, siis nahk ei jää õline. Räägime veel mõnest levinud müüdist. No ma arvan, et enamus on kuulnud sellist juttu, et kui liiga kaua parfüümi pilves viibida, hakkab pea valutama. Tegelikult on nii, et mida rohkem me katsetame ja testime, mida rohkem me parfüüme nuusutame, mida rohkem me oleme lõhnade sees, seda rohkem paremini me tegelikult aja jooksul hakkame haistma ja me hakkame eristama erinevaid komponente. Ja teaduses siis praegu uuritaksegi seda, et on täiesti võimalik, et sellise järjepideva testimise teel hakkab ninas lõhnaretseptoreid juurde kasvama. Mis tähendab ju siis lõppkokkuvõttes seda, et vanemas eas meie haistmine ei lähe mitte nõrgemaks, vaid püsib samasugusel tasemel, nagu ta on siis nooremas eas. Kauplustes on tihtipeale sellised väikesed anumad kohviubadega, mida soovitatakse nuusutada siis, kui ollakse juba 2-3 parfüümi proovinud, väidetavalt see värskendab lõhnameelt? Tegelikult on see müüt, et kui me proovime kohviube, siis me lihtsalt saame, kuna kohvioad lõhnavad nii tugevalt, siis me saame sellise väga-väga tugeva lõhnaelamuse, peale mida me siis haistame parfüüme hoopis teistmoodi. Et tegelikkuses on see müüt, et see ei puhasta meie nina mitte kuidagi ja absoluutselt tegelikult ei aita sellele kaasa, et kas me saame parfüümidest paremini aru või mitte. Aga mida arvata sellest, et kui sa enda peal parfüümi ei tunne, siis see järelikult sobib sulle? See on samamoodi müüt, et kui sa enda peal parfüümi ei tunne, siis tegelikult mis mõte on üldse selle parfüümi kasutamisel. Parfüüm on siiski meie kaaslane, et ta annab meile kas enesekindlust või ta annab meile tunde, et me oleme sensuaalsemad või kui meil on vaja mõni konkreetne otsus vastu võtta, et siis ta aitab, et ta on tugi meile. Ja kui me seda parfüümi enda peale ei tunne, siis ma arvan, et tegelikult ei ole ju mõtet seda kasutadagi. Ja viimane levinud müüt, parfüümi on õige testida randmel ja kasutada kõige parem pulsikohtadel. Parfüümi tegelikult võib ikkagi kasutada üle kogu keha, igale poole piserdada. Aga kui te tahate parfüümist aru saada, et kuidas ta päeva jooksul naha peal avab, siis randme peal parfüüm avab ennast natuke kauem kui käeseljal. Et käeseljal avab parfüüm ennast kiiremini, nii et ma soovitaksin ikkagi parfüümi eelkõige proovida siia käeseljale. On väga põnevaid parfümeeritud tooteid. Näiteks Maison Francis Kurkdjiani parfüümimaja pakub sellist toodet nagu parfümeeritud pesukeel kangaste pesemiseks. Et siis ei pea inimene parfüümi otseselt oma naha peale piserdama, vaid ta peseb oma riideid selle pesukeeliga ja siis nendest riietest õhkub seda lõhna. Ja lisaks sellele on ka veel teisi väga põnevaid parfümeeritud tooteid, mida kasutada, mis väga palju lõbu võivad tekitada, et mul ongi kaasas siin nüüd üks toode, mida ma tahan demonstreerida. Ja see on sellelt samalt parfüümimajalt. Nii, see on sellelt samalt parfüümimajalt ja need on parfümeeritud seebimullid. Ehk siis, kui see seebimull läheb katki, siis parfüüm tuleb siit seest välja. Mis sa ütleksid, milline on lõhnamaailma tulevik 10-20 aasta pärast? Kas me ikka veel pihustame endale peale lõhnasid või on juba leiutatud mingisuguseid uusi viise, kuidas lõhna endaga kaasas kanda? No kõigepealt ma arvan, et lõhnamaailma tulevik on siiski see, et nišiparfümeeria jõuab massideni. Et järjest enam on inimesed huvitatud isikupärast ja originaalsusest ja ma arvan, et tulevikumaailm tähendab seda, et paljud massbrändid siiski hakkavad üle võtma ka nišiparfümeeria stiili. Ja muidugi, kui rääkida täiesti sellisest väga
teaduslikust tulevikust põnevast, siis praegu töötatakse välja seeditavat lõhnakapslit. Et inimene neelab selle lõhnakapsli alla ja siis läbi naha imitseb seda parfüümi. Et see on üks põnevamaid asju, mida jälgida. Suur aitäh, Kai Laidla, selle huvitava vestluse eest ja kõigile teile, kellel nüüd tekkis huvi selle müstilise tipp-parfümeeria valdkonnaga, varuge mõnel teisel päeval endale julgelt aega ja astuge läbi, et teada saada, mis need lõhnad on, mis teile siis tegelikult meeldivad.